Koa koduloomad ja talismanid. 27. jaanuar 2016, kolmapäev. Hommik. Tõusen, võimlen, pesen, söön. Hommikusöögiks naudin eile küpsetatud köömnetega paratat ehk siis kiiga ja köömnetega pakitud õhukeseks rullitud ja kiiga tava panni peal praetud lameleiba. Kodus ei saavuta ma siiani sellist kihilisust, mis on neil paratadel, mida Keralas ja külmutatud kujul ka siin Koas poodides müüakse. Külmutatud paratade hind on päris kopsakas, kuid sellest hoolimata meeldib mulle paar pakki erinevaid paratasid jääkambris hoida. Igal ajal, kui kõht tühi, saab paari minutiga sellise eeltöödatud parata pannil kuumaks lasta. Seda võib süüa nii juurviljasegu, juustu, tomati, kurgi, kana või muu karriga. Kuna ta on niisama ka hea, siis võib paratat lihtsalt kohvi, tee või veini kõrvale nautida. Tegin eile Jira paratat ehk siis köömne paratat ja paniirparatat ehk siis juustuparatat. Tegin kohe hulgem, päris palju aega võtab, kuna mul ühtegi toidu pakkimise rätikut veel ei ole. Pakkisin lameleivad lihtsalt kilekotti. Kohalikud pakivad ikka kenasti rätikusse. Nüüd ma saan mitu päeva maiustada. Küpsetan parata kõrvale kiirelt omleti, tükeldan tomati ja lisan paar ampsu avokaadot. Mõnus on ise süüa teha ja just sellest, mille oled ise valinud ja just sellist sööki, nagu maitseb. Avokaadod on siin Koas võrratud. Nad on suured, maitsvad ja lõiki osa ei lähe tihti külmikus seistes pruuniks ja kõvaks. Ma ei hakka hetkel nuputama, kust kohast nad tegelikult pärit on. Saladuse katte all võin vaid öelda teile, et paljud puu- ja juurviljad ei ole kohalikud, mis siin Koas müüakse ja on Koa kauplejate poolt sisse toodud. Kohalike mammide käest saab aga osta Koa kohalikku hooajalist kraami. Kalangote turul on selleks näiteks lausa eraldi turuhoone osa, kus kohalikud oma kraami müüvad ja seda ainult hommikul umbes kella 12-ni. Avokaado ja tomatitükkide peale raputasin musta soola. Selline roosa Himaalaja soola moega sool, mida müüakse poes nimetusega Black Salt. Seda raputatakse nii ananassitükkidele, õunaviiludele, kui lisatakse ka näiteks juur- ja puuviljamahladesse. Karbuus on sellega väga maitsev. Minu arust annab must sool tõeliselt hea maitse, aga väga paljudele see ka ei meeldi. Mulle see meeldib ja ostan seda alati mõned topsid Koast ka koju Eestisse kaasa. Naudisklen oma hommikusöögiga rõdul ja ei tule isegi pähe mõelda, milline ilm võiks hetkel olla Eestis või Norras. Kuulan lindude laulu, naudin päikese paitavat soojust. Nii, nüüd on kohvi otsas, söök söödud, kohvi joodud ja hakkan kraamima. Ei, mu kodu ei ole kunagi must, kuid kahjuks ei saa, eriti siin kuumal lõunamaal, teha midagi tolmu tekkimise vastu. Niisiis otsin välja katkise harja moodi asja, mis mulle toodi, ma ootan 2 nädalat peremehelt juba uut, siis leian lapi ja põrandapesuvahendi lemongrass ehk sidrunhein, mille eile niinimetatud supermarketist ostsin. Siin on ikka hea kohalikke vahendeid tunda ja teada ja müüjad on alati abiks, kui oskate seletada, mida soovite ja milleks. Esmalt pakuvad nad muidugi tavaliselt rahvusvahelisi kaubamärke. Kuid kui jääte enesele kindlaks, et soovite kohalikku, siis toovad ka selle letti. Nimelt ei ole kohalikud väga harjunud, et turistid teavad nende kohalikku kraami ja oskavad seda kasutada. Alati olen imestunud, kuidas inimesed siin selles tolmus nii puhtad ja säravvalgeid riided on. Ka siin on abiks Ariel ja harjaga nühkimine. Ei ole need midagi naturaalselt valged. Näiteks müüaksin siin seepi Rinn. See seep on super suurepärane nõudepesuks. Või siis müüakse siin surfseepi, millega saab pesta pesu. Lemongrass on väga hea põrandapesuvahend.
Siin on palju selliseid kohalikke asju, mida poest leiab. Teen uksed lahti, panen ventilaatorid tööle ja pesen hoolega. Kohe jupp aega kohale tavapäraseid plaatpõrandaid. Ühele ämblikule ka seekord halastan ja jätan ta põrandale surnut mängima. Lähen loputan lappi ära ja kui tuppa tagasi tulen, on see nii-öelda surnud ämblik kadunud. Koristamine on selleks korraks tehtud. Kukun mõnuga rõdu korvtooli ja naudin raamatu lugemist. Sedapuhku on mul raamatuks minu enese kirjutatud raamat 14 päeva kuas. Hea raamat, julgen väita. Ma ei saa aru, miks siiani paljud küsivad minu käest täpselt samu küsimusi siin koas, millel olen selle reisijuhiga juba põhjalikult selgitused andnud. Vahva on taas lugeda neid asju, mis juba unustustesse vajunud ja tore on vaadata pilte. Olen aru saanud, et näiteks enamus kohalikku rahvast siia peab arvestama ka mujalt Indiast pärit hooajalised kaupmehed, ei viitsi eriti lugeda isegi mitte inglise keeles. Enamasti ikka vaadatakse pilte ja ollakse üliõnnelikud, kui ennast tuttavat inimest või kohta ära tuntakse. Loen ja mõtlen natuke. Pean ikka kogu aeg endale meelde tuletama, et võiks rabelemise jätta ja inimese kombel rahulikult kulgeda. Olen ju lõppude lõpuks koas ja siin on susse kaadu. Portugali keeles tähendab see sõna rahu ja vaikust ja kasutust leiab ülekantud tähenduselt sarnaselt mañanale ehk siis hispaaniakeelsele sõnale homme, millega kirjeldatakse rahulikku ja voolavat ellu suhtumist. Kuskile ei ole kiiret. Ela siin ja praegu ja naudi iga hetke. Võta rahulikult, lihtsalt ole. Eesti keeles võiks nii sussegado kui mañana elufilosoofiat kirjeldada rahvatarkusega tark ei torma. Ämblikud, tarakanid, sipelgad ja sisalikud. Enne kui kodust lahkun, lasen kõik seinaääred täis haisvat mürki, mille nimeks on hitt. Seda peaks tegema ikka korra nädalas, et tagada siin peaaegu kodulooma vaba elu. Eile nägin kodus esimest tarakani, pisike ja kiire poiss. Andku mulle andeks, ma olin ka kiire ja kostitasin teda mürgiga. Mina teda külla ei kutsunud ja tõesti, on ikka jälgid elukad küll. Vaatan, et ka sipelgad on taas aktiveerunud. Neist niinimetatud kodusisalikest ma vabaneda ei taha. Las nad olla. Kodusisalikud on siin gekod. Nad on armsad, sellised punnis silmadega ja vahel tunduvad roosa natuke läbipaistva kehaga. Ainus asi, mis mulle nende juures ei meeldi, on see, et nad oma junne mulle siia igale poole külvavad. Eile rääkisin ühega pikalt, et minu kodus jalutamas käia võib, kuid väljaheidete osa palun toimetada siiski õues. Ma ei ole kindel, et ta mind mõistis ja kuulda võtab, kuid loota ju võin. Lisaks on siin kohas vältimatud koduloomad ka sääsed ja kui akent hoida lahti ja toidulõhnad toas, ei pelga karotid külla tulla. Viimased ei ole mul siin kunagi toas olnud, vähemalt ei ole ma neid kohanud, kuid kohalikud soovitavad ööseks alati aknad kinni panna või siis peavad akendele ees olema sääsevõrgud satikate, rottide, kasside ja muude ja ka kõvad trellid ahvide vastu ja loomulikult ka inimahvide kaitseks. Talisman. Usu, millesse usud, peaasi, et usud. Joonistan mõned talismanide kavandid, kasutades ülemaailmseid sümboleid, näiteks nagu pentagramm, viienurkne täht või elupuu, lootuslill ja lisan neile India 9 kiviga kaunistatud õnne toova Navaratna märgi. Indias on palju erinevaid sümboleid ja nendega seotud uskumusi. Navaratna on üks suurepärane näite hinduismis, kus sanskriti keeles Nava viitab numbrile 9 ja ratna tähendab kivi. Sümbol koosneb 9 planeedi jõudu tugevdavast 9 kivist.
üks nendest on pärl, mida kummardatakse erinevate rituaalidega hindu templites. Pärl sümboliseerib kuud, mis valitseb esmaspäeva, punane korall Marssi ja see valitseb teisipäeva, emerald Merkuuri ja kolmapäeva, kollane safiir selles ehtes on Jupiteri jaoks ja vastab neljapäevale. Teemant on seotud Veenuse ja Reedega, sinine safiir Saturni ja laupäevaga, rubiin sümboliseerib planeeti Päikene ja valitseb pühapäeva. Granaat tähistab aga kuu tõususõlme või draakoni juhatajat, rahu ja kahanevat sõlme või draakoni saba, ketu tähistab kassi silm. Igale planeedile vastab jumalus. Kõik 9 taevalikku jumalust on meesjumalused, kellest igaüks on omakorda seotud konkreetsete värvidega, sõidukiga ja loomaga, mis seal sõiduki ees on, millega nad liiguvad ja toiduga, mida rituaalide aegu pakutakse. Inimene, kellel on võimalus kanda Navaratna ehet, peaks olema iga külje pealt kaitstud ja õnnelik. Kõiki tema tegevusi soosivad peamised planeedid ja jumalused. Oluline on vaadata, et selle sümboli puhul oleks kivid õiges kohas ja et nende kvaliteet oleks hea. Lugesin, et Navaratnat võib kanda iga inimene olenemata horoskoobist. Navaratna ehe neutraliseerib sünniplaneetide negatiivset mõju ja tugevdab kandvate kivide kristallide positiivset mõju. Öeldakse, et Navaratna on selline ehe, kus kogu kosmos on ühes ehtes. Sätin end korda, haaran oma kavandid kaasa ja longin Ali ehtekauplusesse. Õnneks ei ole ta veel lõunale läinud. Näitan kavandeid, arutame natuke, kuidas oleks ehe ilus ja praktiline ja kunstnik asub selle teostusega tegelema. Mida rohkem materjali ja mida suuremad kivid, seda kallim see talisman olema saab. Ootan juba huviga tulemust. Ali lubas mulle teha Navaratna, mis on heksagrammi peal, kuid ütles ka, et minu kavande järgi tuleb see tema arust liiga suur. Siiski jään oma soovi juurde ja selline suur ehe mulle meeldib. Alguses tehakse ehtekavand vaha sisse. See näeb nii kole välja, et olen Alile soovitanud turistidele seda mitte näidata, milline on töötluse käigus hõbe või kuld. Inimesed ehmatavad ära. No tõesti on kole, no selline alumiiniumi moodi tuhm. Kuid see on ju loomulik, et ka maalimisel ei pruugi esmastest pintslijälgedest veel asja ilu näha olla. Samas on oluline, et meister teaks, et tulemus on just see, mida klient soovib ja seepärast soovib ta vahel poolikut tööd kliendile näidata ja temaga asja arutada. Ali töötaja tõi meistrile hindamiseks linnujala. Tundus pistriku jalg, millele klient palus otsa meisterdada hõbedast tugeva ja ilusa kinnituse. Miks see inimene kaelas linnujalga soovib kanda, seda ma ei tea, kuid eks ole seegi taas mingi kaitseks ja rituaalide tegemiseks tarviline vahend. Siin näeb üle maailma igasuguste soovidega inimesi. Näiteks käib Ali juures aastakümned naine Inglismaalt, kes on enda pealaest jalatallani kulda täis riputanud ja alati soovib ta tellida mõne lisavidina. Eks ehtimine ole ka üks tore sõltuvus. Ja näiteks on tal sellised kliendid, kes armastavad väga koeri ja iga hambakene, mis koera suust välja kukub, hoitakse alles ja sellest palutakse teha ehe. Või siis näiteks suguvõsa talismanid. See on põnev teema. Suguvõsa talisman on selline talisman, mis on ainult ühe suguvõsa jaoks välja töötatud. Vahest kasutatakse selleks vanaaegset suguvõsa märki, mis siis on kokku pandud mingite muude sümbolitega. Ehtekunstnikuga koos teeb inimene talismani kavandi ja näiteks üks Inglise naine
tellib igal aastal mõned suguvõsa talismanid, sellepärast et peresse on sündinud mõni laps juurde, kellele siis need kingitakse. Minu arust hästi kihvt selline mõte, et sul on suguvõsa talisman, mis kaitseb sinu suguvõsa. Jalutan natukene rannas, naudin liiva ja merd ja kõike seda, mida rannal näha, kuulda ja kogeda saab. Ma armastan kollase liiva ja vaiksete kõlkuvate sihakate palmipuudega imelisi randu. Näen mõnes rannas olevas majakeses, mis on pakutud rendile. Käin mõnes rannas olevas majakeses, mis pakuvad rendile tube. Nimetused on seal küll villad ja kodud ja nii edasi. Hinnaklass on 2016 aasta kevadel rannas ilma basseinita väiksemas hostelis 800–1000 ruupiat öö. Võib saada ka 600 ruupiaga öö, kuid siis ei ole seal kindlasti kööki või puudub pliit ja loomulikult ka õhukonditsioneer, vaid seal on lihtsalt tuba, voodi ja ventilaator. Gaasipliidi eest küsitakse kuus juurde 1000 ruupiat. Samas astud sealt randa ilma, et peaksid pead vaeva, mida selga panna. 2017 olid hinnad juba krõbedamad. Homme lähen Jojoosse tubasid vaatama. Selle koha perenaine eelistab välisturiste ja kohalikud magavad ööseti. See tähendab, selles piirkonnas ei ole lärmi. Ka kõrval olev suur hotell Paradise Village peab kinni kohalikust korrast ja diskomuusika vaikib kell 11 õhtul. Rannaliivani jalutada on vaid 100 meetrit. Bassein ei ole, on aga Araabia meri. Nagu kuulda, sõidab mu maja juurest mööda kogu aeg mõni mootorratas. Peaks ju olema nagu liikumiskeeld. Aga on teada, et politsei on oma reidi tänaseks ära teinud ja enam ei suuda inimesed kodus istuda, ikka liiguvad siia ja sinna. Tagasi raamatu juurde. Basseinis saab huvi korral kuskil mujal käia, kui sa võtad endale ilma basseinita elamiskoha. Enamasti on basseini külastus siis 100 ruupiat kord. Ega kõik ei luba enda majade basseinides käia, kuid on ka selliseid kohti, kus seda teha saab. India turistid tulevad tavaliselt perede või sõpruskondadega siia kohasse. Nad tulevad suurte busside või autodega ja vajavad parkimisplatse. Seega seal, kus parkimisega kitsas, on suhteliselt tõenäoline, et leiab enam välisturiste, mis omakorda tagab vaiksema äraolemise. Hetkel olen küll oma kauni koduga rahul, kuid see naabrite lakkamatu lärmamine ööseti, see mind õnnelikuks ei tee. Vaatan õue. Köögiaknast paistavad palmid, järgmisel hooajal on seal paraku järgmine turistidele ehitatud kortermaja. Elu magamistoa rõduuksest paistab see suur imeilusate lillade õitega puu, mis pisikesi linnukesi meelitab. Koolibrid käivad pika ja peene nokaga suurte õite sees nektarit otsimas. Kollase kõhuga tihaste moodi linnud aga hüppavad okste varjus. Vöödilise seljaga pisike orav ronib mööda puutüve. Päike paistab. Tuba on hele ja valge ja mul on lihtsalt mõnus olla. Isegi see pidev toksimine, mis ehituselt kostab, ei sega. Nende ehituskultuur ei ole veel nii mehaniseeritud ja lärmakaks muutunud kui mujal. Suur töö tehakse ikka toestusega, puitvaiadega, segumasina ja seguga. Mehi on korraga pisikese maja peal ametis umbes 15. Otsustasin täna õhtuni lihtsalt laisk olla, vaid mõned tööalased dokumendid läbi töötada, et kaasa aidata ühe neiu unistusele välja anda kunagise kuulsa Eesti sportlase värsistiilis eluloo raamat. Hämardub ja juba ei näe lugeda. Kuidas mulle meeldib siin see õhutemperatuur.
ja need palmid ja